kõndisin unes, kus maailm ei rääkinud sõnadega, vaid vaikis minusse. Naine tuli vaikselt, nagu oleks ta teadnud mind enne mind. Ta ei küsinud, ta ei selgitanud, ta lihtsalt võttis tumepunase köie, sõrmejämedune tugev kui tõotus ja sidus mu käed tugevalt, õrnalt, vastu mu tahet. Ma tundsin end vabana hetkel, mil olin seotud, sest see polnud vägivald, see oli peegelpilt, minu enda sisemine hääl, kes ütles: peatu, sa ei kuula veel piisavalt sügavalt. See nöör oli punasem kui veri, soojem kui mälu, tugevam kui kõik, mida olin püüdnud kontrollida. Ta ei karjunud, ei nõutnud, ta lihtsalt oli naine, kes sidus mind. Oi, võib-olla armastus ise või valu, mida olin väitinud, või tõde, mida olin kartnud kuulda. Ma tõmblesin mitte vastu temale, vaid vastu iseendale. Kuidas saab miski, mis näib aeldav, olla samal ajal äratav? Kui ma lahti rabelen, kas kaotan ma sõnumi, mille see köis mulle toob? Sest iga sõlm tema käes tundus olevat mälestus millestki, mida ma ei olnud veel valmis tunnistama. Ma olin seotud, sest olin liiga kaua põgenenud, seotud, sest mu hing vajas peatumist, et vaadata end silma peeglist, milleks oli tema vaikus. Naine vaatas mind, ta ei vabandanud, ta ei lahkunud, ta jäi. Tema kohalolu ütles: ma olen osa sinust, ma ei sidunud sind karistuseks, vaid et sa saaksid lõpuks tunda, mis sinus valutas, ja õppida seda hoidma õrnalt ilma hirmuta. Ja ma mõistsin, et köis polnud vangistus, see oli kutse võtta vastutus oma sisemise segaduse ees. Ma istusin vaikuses, käed seotud, süda lahti, ei rabelenud enam, ei protestinud, sealt vaatasin, nägin, kuidas igas sõlmes oli mu enda lugu. Liiga kaua vaigistatud karje, liiga tihti edasa lükatud tõde, ja äkki taipasin, et see köis oli armastus. Mitte see, mis silitab ja lubab kõike, vaid see, mis kutsub ärkama ka siis, kui ärkamine valutab. Naine ei öelnud midagi, aga ta silmad ütlesid: kui sa oled valmis kuulama, siis maailm ei seo sind kunagi enam, sa seod ennast ainult siis, kui sa ei kuula enda südame sosinaid. Siis ma hinkasin sügavalt, tundsin, kuidas köis pehmenes. Mitte see tõttu, et ta oleks selle lahti sõlminud, vaid see tõttu, et mu hirm lakkas vastu võitlemas. Sõlmed jäid, aga nende tähendus muutus. Nii toid nüüd nagu palvehelmed, mälestused teekonnas, kus ma lõpuks kohtasin iseennast. Ja kui ma lõpuks tõusin, käed veel seotud, aga süda vaba, siis ta naeratas ja ütles esimest korda: sa ei vaja mind enam valvurina, sa oled endale ise tee, mine. Ja ma läksin. Köis ikka veel mu randmete ümber, aga enam mitte takistus, vaid meelde tugetus, et kõige tugevam side on see, mida ma loon iseenda ja tõe vahele.